ja oleme kuulda. Tahan öelda kõigepealt tere tulemast kõikidele siia vaimse tervise alale. Kell on saanud 6:30 ja ma tõesti tänan meie kõigi nimel, et te olete siia tulnud kuulama teemat, kust algab vägivald. See on kindlasti selline teema, millest väga kerge rääkida ei ole. Ja küllap seepärast ongi see nagu oluline selle teema üles võtta ja põgusalt rääkida. Arvatavasti, kui me räägime vägivallast, siis esimese hooga assotsieeruvad rusikad ja kõva hääl ja karjumine. Aga ilmselgelt vägivald sealt ei alga. Kust see algab? Kas lapsepõlvest, kas traumadest, kas enese ebakindlusest, kas kultuurist, keskkonnast, mis meie ümber on? No nendest küsimustest me püüame täna veidikene sotti saada, aga kindlasti rääkida ka sellest, et ka meie aeg-ajalt plahvatame. Kuigi me ei taha, siis kuidas käituda selles olukorras või kuidas aidata inimest, kes meie kõrval on. Nii et inimeste vaheliste suhete vägivald on see, millele me keskendume. Võib-olla selline kogu maailma niisugune globaalne sõdade ja see vägivald, mis väga suur on, et siis sellest võib-olla täna ei räägi, et keskendume sellele, mis meie eludes tähtis on. Ja teie ees on ekspertide ring, vabariigi parim, tõesti, kes on eksperdid inimese käitumise alal, suurepärased ja tõesti on meil hea meel, et me seda saame kõiki üheskoos täna siin arutada. Ja ma tutvustan siis ka seda ringi, seda tänane juturing saab siis teoks tänu vergekoolitustele ja Tallinna Lastehaiglale. Ja Airin Demir, kes on siis kliiniline psühholoog ja vergekoolituste juht. Ja tänases paneelis keskendume siis, ma ei tea, tööalasele vägivallale või sellele, missugused suhted siis võivad inimeste vahel kerida, kui üks on abivaja ja teine abistaja ja see võib-olla toimub väljaspool koduseinu. Ere Vasli, Tallinna Lastehaiglast, Laste vaimse tervise keskuse lastepsühholoog ja psühhiaater, lastepsühhiaater. Nii et siis see, missugune on selline varane lapse varases eas kokkupuute mõju vägivallaga, mis ühe noore inimesega teeb, sellest räägime. Marju Aas, sotsiaalpedagoog, erivajadustega lastega tegelenud koolis siis enam kui 10 aastat. Nii et väga kogenud. Ilja Tretjakov, Viljandi psühhiaatria haigla õendusjuht. Nii et mis toimub haiglaseinte vahel ja kas tegelikult vaimsed häired ja vägivald käivad käsikäes või missugused on müüdid, millega on tulnud sul kokku puutuda. Ja Umberto Torres-Keerts, meie oma hollandlane siis, kes siis peaasjades tegutseb ja sa juhid ka gruppi Hoolivad mehed, mis tegelikult on toonud kokku mehi, kellel on vägivalla probleeme ja kuidas kõigest sellest siis üheskoos läbi tulla ja hakkama saada. Nii et suurepärane ekspertide ring meil täna on suureks rõõmuks neile kõigile. Teema on tõsine. Aga hääd meel, et te siin olete ja teil on ju kõikidel kaasas ka mobiiltelefonid. Nii et teie arvamus on äärmiselt oluline ja seetõttu ma kohe esimese küsimuse teie käest küsikski, te saate vastata anonüümselt, lihtsalt avades sellise keskkonna nagu slido.com ja kood on, nagu te näete, #verge. Ja küsimus, mis me teie käest küsime, on, mis on sinu jaoks vägivald? Kirjuta märksõnu vägivaldse käitumise viiside kohta. Ehk et enne seda, kui me saame hakata rääkima, kust vägivald algab, arutame selle üle, mis on vägivald ja mis seda ei ole. Ja enne seda, kui me kuulame siis, mida inimesed saalist arvavad, küsin ma teie kui professionaalide käest. Mis on vägivald? Kas ignoreerimine, kas vaikimine, kas rusikatega vehkimine, kas solvamine? Kas see on vägivald? Ma ei tea, Airin, alustame sinust. Töötab jah, mikrofon. Et
et ma hakkasin 12 aastat tagasi selle vägivalla teemaga tegelema ja korra just mõtlesin selle peale, et siis oli väga levinud tegelikult ka see definitsioon, et ikkagi vägivald on see, kui sa kasutad füüsilist jõudu või ähvardad füüsilise jõuga kedagi. Ja see on ikkagi ajas väga palju muutunud ja nüüd on ikkagi vägivalla definitsioon laienenud ja see on, ütleme, need tunnusmärgid on see, et vägivald on ikkagi, selles on teadlikkus, selles on tahtlikkust, selles on keegi, kelle suunas sa seda vägivalda siis nii-öelda toime paned. Seal on alandavad, solvavad, kontrollivad, haiget tegevad, kahju tegevad, siis nii emotsionaalselt kui füüsiliselt kahju tegevad teod. Või siis, kui sa paned kedagi tegema midagi, mida ta ei taha. Nii et see on päris lai mõiste on ikkagi see, mis selle vägivalla alla kuulub. No kes tahab täiendada, Ere? Kas ma nüüd tahagi? Mina mõtlen, et vägivald on see, et kui sa ikkagi mingil määral teadlikult teed kellelegi haiget, ükskõik kas vaimselt või füüsiliselt, aga sul on ikkagi mingisugune arusaamine, et sa seda teed, sest kogemata me teeme kõik üksteisele haiget. Mul on kuidagi oma peas, mul on selline lihtne piir. No kui keegi ütleb meile, et sa oled käpard, sa ei saa mitte millegagi siin elus hakkama, kas see on vägivald? Ma arvan küll, et see on vägivald, aga küsimus on, mis ta vist tegema peab. Et kas see tegelikult, kui see keegi on vägivaldne või see ei tähenda, et ma peaks kohe minestusse langema, kui sa mulle niimoodi ütled. Aga põhimõtteliselt, ega ta ju austav ja teist inimest arvestav suhtlemine ei ole. Kuidas te arvate? Ja ma olen täitsa nõus, pluss mis mängib rolli on ka neid võimurollid ka, et kui 12 kasvanud, kelle on lihtsalt nagu tülli ja ütled kuule asjad, see läheb võib-olla üle piiri, ongi võib-olla nagu agressioon, isegi vägivald, kuidas sa teadlikult seda teed. Samas, kui väike laps ja täis kasvanud, kes vastutab tema eest ja laps ei ole sellest pääsu ja sa ütled seda iga päev talle, mis võttes mõjub teda ja kõike muud, et siis on jälle täine teema ka, et need võimurollid ka mängivad rolli. Marju-Ülla, tahate lisada? Ma võib-olla lisaks äkki seda lihtsalt, et mulle seostub vägivald ka natuke selle sinu näite mõttes, et võib-olla kui see on ühekordne selline, nagu muus eas võib-olla solvad või kuidagi emotsioon keeb üle ja nagu väljendad ennast. Et siis võib-olla ta veel päris siuke vägivald ei ole, aga jah, kui lisada sinna see süstemaatilisus või siuke korduvus, et see kedagi nii-öelda kas see on siis tagakiusamine või et see mingile ühele spetsiifilisele inimesele või inimgrupile kogu aeg ütleb midagi sellist, mis on siuke solvav, alandav, kuidagi nõme, et siis võib-olla see võtab selle vägivalla vormi. Ma tahan lisada, et ma arvan küll, et see on nagu vägivald, kui ma ütlen kellegi, et sa oled käpard ja vaata kui halvasti sa teed, aga see ei tähenda, et ma ei saaks seda ära parandada. Et me nagu inimestena kogu aeg teeme asju, mis nagu ei ole ideaalsed, aga me saame ju seda parandada ja edasi liikuda, vabandada, et selles mõttes, et see ei pea ka see suhtlemise lõpp olema, et nüüd üks meist on vägivaldne ja teine on ohver ja nüüd on kõik, et see ei pea seda tähendama. Kas liigne ausus, Marju, võib olla vägivaldsus? Ma arvan, et see ongi nagu see küsimus on, vägivald juhtub kahe inimese vahel, et seal tegelikult päris palju sõltub sellest, kuidas need inimesed omavahel suhestuvad. Ja mõelda vägivalla peale, siis mõnikord mulle nagu tundub, et on lihtsam öelda, mis vägivald ei ole. See on nii suur sõna, see on nagu kas käivitav või halvav, mina enda jaoks, kuna ma lastega palju töötan ja erinevate lastega, erineva kogemuse, elukogemusega lastega, siis ma arvan, et see paralleelmõiste siin juures, et kuidagi endal see kompass püsiks selgelt, võiks olla näiteks agressiivsus. Et vägivald ja agressiivsus nagu teatud mõttes kattuvad, aga seal ongi nagu just see teadlikkuse või sellise ratsionaalsuse aspekt, mis on erinev. Et väike laps, mis on kõige agressiivsem eagrupp nagu üldse, eks? Populatsioonis. Vist räägitakse, et 2-aastased. No just, et on ju, nemad kasutavad füüsilist jõudu ilma igasuguse nagu vale läbita ja see viib väga kiiresti sihile. Ehk kasulik, nad peavad olema agressiivsed. See on väga kasulik, on ju. Lihtsalt siis me hakkame õpetama neid, on ju, et nii neid asju ei tehta ja
vaata, et ütle ikka palun, mitte ära löö jalaga, onju, ja et ei ole ikka ilus nagu sõber Peetrile nagu labidaga pähe lüüa, onju, et saab ka teistmoodi asju teha. Noh, ja mõnikord tekib nagu seesama asi ka vanainimestega, onju, dementsete inimestega, kellel ka nagu see sotsiaalne lihv hakkab ära pealt kaduma, onju. Et noh, ajab naerma, aga noh, eks ole, hooldushaiglas on tõsine probleem, et üks memm sõidab teise rulaatoriga pikali, et kiiremini nagu kuhugi saada, onju. Et noh, agressiivsus on nagu, ta on väga funktsionaalne, onju. Aga noh, vägivallal on mingisugune lisadimensioon siin juures, onju. Et väike laps ei ole vägivaldne, onju. Koer ei ole vägivaldne. Noh, nad kasutavad jõudu, noh, mõnikord ka koledaid sõnu ja kõva häält selleks, et saada oma tahtmist. Me õpetame, et see ei ole kombeks. Noh, vägivald on see, kus mul siiski säilib see teadlikkus. Ma valin aega, ma valin kohta, ma valin meetodit, onju, et oma eesmärki nagu rakendada ja päris sageli laste puhul, kellel noh, minu meelest nagu noh, eks tõesti on olnud päris keeruline nagu minevik, me ise kinnitame seda vägivaldset käitumist, onju. Noh, et see on nagu selline natuke nagu selline pedagoogiline probleem ka mõneti, onju. Aitäh kõikidele, kes te vastasite küsimustele ja ma palun teie kommentaare nüüd, et kui te vaatate siia ekraanile, siis me näeme, et kõige rohkem on teiste piiride ületamist ikkagi pakutud vägivallaks, aga kommenteerige seda, mida te näete. Ma vaatan, et manipuleerimine on teisel kohal vägivalla ilmingutest, karjumine, käitumine ja nii edasi. Mis teile endale siin veel huvitav sellest pildist tundub? Ma arvan, et see on väga õige kommentaar, see teiste piiride ületamine, et see tegelikult on ju ka nii, et sa lähedki nagu teise piirist üle, sa solvad teist ükskõik mis erineva viisiga ja selle tõttu ka piiride kehtestamine on üks väga oluline oskus, kuidas siis vägivallaga toime tulla, et kui vaadata nagu teistpidi. Ja manipuleerimist tavaliselt näiteks meeskondade koolitustel ka hästi palju tuuakse välja, küsitakse ja räägitakse sellest, et see on siis see, kui ma üritan kuidagi läbi hirmu või siis läbi selle, et ma panen sind süüdi tundma, midagi saavutada. Noh, näiteks ma hakkan, ma ei tea, rääkima, et ma ei tea, Anu, et üldiselt ikkagi nagu asjad käivad ikka teistmoodi, et võib-olla siin nüüd teeksite nii, nagu meie tahame, et ma ei tea, nagu näiteks ja tekitab sul süütundes, aga mõtlema, kui tõesti nagu on niimoodi valesti, midagi tegin või oleks võinud teistmoodi teha või. Et see on väga levinud, on lihtsalt manipulatiivne käitumine, ma arvan, et sellepärast ka see on siin väga suurelt, aga siin on väga, ma arvan, tasakaalu lõhkumine, agressiivsus, alavääristamine, need kõik on ikkagi väga sellised, ma arvan, asjakohased kommentaarid, mida ma näen. Minul on mõte nende sõnade kohta see, et tegelikult minu arvamus on, et paljud inimesed ei saa aru, kui nad manipuleerivad, kui nad on passiiv-agressiivsed ka, kui nad alavääristavad. Ma arvan, et siin on hästi palju tegelikult sellist mitteteadlikku käitumist, mis ma arvan ongi üks asi, kui me võiks ka, kui me kindlasti jõuame edasi, et mis selle vägivallaga, et kuidas seda enda sees märgata, on ju, et ma tõesti ei usu, et kõik inimesed, kes manipulatiivselt käituvad, ise seda niimoodi ka arvavad ja teavad ja tähele panevad. No me jõuame selleni veel. Aitäh veel kord, et te osalesite. Ma saan aru, et me kõik saame vägivallast ühtmoodi aru või selles mõttes, et me saame aru, mis on vägivald. Me oskame seda nagu defineerida, märgata nii-öelda ennast siis nagu selles suhtes, ma ei tea, kas siis kaitsta või igal juhul me saame aru, kui meid ohvristatakse, eks. Nii, näiteks jah, kommentaar, et ma täna hommikul lugesin ka mingit viimast Eesti uuringut, kus oli selline põnev, et viimase 10 aastaga on väga palju tõusnud ka Eesti rahva teadlikkus vägivallast, et kui tõesti 10 aastat tagasi veel pooled arvasid, et see on seotud ainult nagu peksmise ja löömisega, siis nüüd arvavad seda ainult 30% inimesed. Et see on päris suur ikkagi muutus. Aga liigume siis edasi, kust see kõik tuleb, miks meil neid sõnu nii palju on ja miks see vägivallal nii palju nägusid on. Ehk et kuna esimene küsimus on vastatud, siis ma arvan, et me annaks teile võimaluse kaasa mõelda kohe teises küsimuses, mille me hakkame ka siin arutama. Kas sa oled oma elus kogenud vägivalda? Ja jah ja ei tea on siis vastuse variandid. Aga alustame siis meist.
te olete oma elus kogenud vägivalda ja mil viisil? Umberto, alustame sinust. No ikka. Kui niimoodi peavad mõtlema, siis muidugi koolis ka, kus olid igasugust kiusamist ja vägivallast, kas siis nagu, mitte et ma olen ise olnud kogu aeg ohver, aga ikka olen selles samas ruumis või ise olnud ka osa sellest kuskil see tööl muidugi ka inimestega vahel, kellega sa koostööd teed tänaval. Niimoodi ikka on, jah. On sul mõni olukord, mis on selline konkreetne meelde jäänud? Või see on lihtsalt selline, oled kogenud, olen olnud? Ei, nii kindlasti oli, kõige konkreetsem olukord on see kooliga, et nagu, kui ma mõtlen nagu iseenda peale, et nagu oma lapsepõlvest niimoodi, need kõige varsemad nagu mälestused, kus see on ikka liiga, selle nii ei tohi teha, siin keegi teeb kellegi täiesti liiga, oli võib-olla siis, kus koolis oli nagu keegi teeb kellega liiga, nagu annab ikka peksa või läheb üle või nagu, või siis õpetaja sõlmab kellegi nii kaua või nii pikalt, kuni ta ikka tunneb ennast, et teeb ikka liiga kellelegi. Ma nagu konkreetselt selles hetkel, kus ma saan ise aru, et see on liiga, et niimoodi on need sellest esimesed. Airin? Jaa, mul hakkasin ka kohe mõtlema, et esiteks mul tuli ka kohe koolilugu meelde, ma mäletan, kus klassivend lõi mulle jalaga kõhtu, nii et mul jäi hing kinni ja mul on see nii hästi meeles, kuidas ma nagu ma mingid sekundid ei saanud hingata ja ka need olid väga pikad sekundid, et mul on see nagu väga selgelt nagu silmade ees, aga see kõik, ma mäletan, toimus küll klassis ja algklassides, seal oli teisi inimesi ka, aga see kuidagi nagu varsti hakkasin hingama ja keegi sellele rohkem tähelepanu ei pööranud. Aga kindlasti muidugi ka lähisuhetes oleme kogenud vägivalda ja see on, ma arvan, Eestis üldse vist enamus inimesi on lähisuhetes kogenud vägivalda, just kindlasti olen ma ise olnud vägivaldne oma laste osas eelkõige mingites olukordades, oma lapsepõlvest on mind surutud, sunnitud tegema teiste kolmandate erinevate ähvarduste näol. Sa mitte ei räägi seda, et sul oleks oma lastele vitsa andnud? Ei, no kindlasti ma olen ikkagi kodused ülesanded tegemata, jälle hääl tõuseb, midagi ähvardanud, kui ei ole seda tehtud, siis juhtuvad need asjad kõik, mis hakkavad juhtuma. Vehkinud kätega, paugutanud uksi, ikkagi ülejäänud halvasti kindlasti ka, kahjuks nii on. Marju? Mina selliseid asju olen mitte muidugi teinud. Seda me oleks sinust eeldanud. Absoluutselt. Jah, selles mõttes natuke olen nagu erega võib-olla nagu ühel lainel selles asjas, et jah, olen olnud lähedal asjadele, mis ületavad minu piiri, aga kindlasti kaugelt enam olen ma kogenud agressiivset käitumist kui vägivalda. Kõikide nagu pika elu jooksul toimunud nagu asjade käigus on, et ma arvan, et kõige keerulisem võib-olla ongi, tulenevalt, ma ei tea, põlvkondlikest erinevustest, kõige keerulisemad nagu kogemused võib-olla ongi lapsepõlvest, on ju, võib-olla on parem sõna nagu mittevalideerimine selles osas, on ju, aga kui ma näiteks mäletan ühte korda, kui mu ema oli veendunud, et ma pean jalga panema mingisugused nõmedad sukapüksid, mida mina panna jalga mitte ei tahtnud, on ju, ja ta ei saanud isegi aru, on ju, kui hädas ma sellega olin ja kui abitu ma olin sellega tegelikult toime tulema. Mõnes mõttes täiesti tühine asi, on ju. See juhtus, ma isegi ei taha mõelda, kui palju aastaid tagasi, aga ma mäletan seda siiamaale, kuidas me seisime seal kapi juures, on ju, ja tema jäi endale kindlaks ja ütles, et muidu me välja ei lähe, on ju, ja vot nii oli, on ju. Ma ei tea, kas see on vägivald või ei ole, on ju, aga sellel hetkel mulle nii tundus. Põnevad näited, endal tuleb ka lapsepõlv meelde vaikselt, jah. Ma arvan, kogenud kindlasti, ilmselt mingil määral lapsepõlves mul on selline mälestus, et kui sul tuli vitsast juttu, et ma olen minu arust see õnnelik laps, kes rihma sai üks kord elu jooksul. Ja see oli põhjendatud, ma arvan.
ma läksin emalt luba küsimata või tähendab, meil oli kokkulepe, et ma jalutan sõpradega maja juures, ema käib poes ja kui ta tagasi tuli, ma ei tea, 5 või 10 meetri pärast, siis ma olin läinud. Ma läksin kesklinna ise, me elasime Rakveres ja elasime ääres, nagu linna ääres, ma läksin kesklinna jalast minema. Noh, telefoniga midagi ei ole. Ja siis ma ei tea, 2, 3, 4 tunni pärast tulin rõõmsalt tagasi ja noh, siis vanemad ei olnud rõõmsad. Ja siis ema ütles isale, et anna talle nüüd vihma. Aga see oli läbi teksapüksi, nii et see oli päris siuke, talutav. Jah, üsna siuke, et kui rääkida sellest vägivallast, aga üllataval kombel ma ise olen andnud vitsa rohkem elus kui saanud. Mitte oma lapsele, kuidagi selleks ajaks ma olen saanud suureks, aga oma vendadele. Ma olen seda nende käest küsinud, kusjuures ei mäleta seda. Et mul on 2 minust nooremat vende, 9-10 aastat on nendest vahet ja ma olin tihti nendega üksi. Siuke teismeeas, eks, ja sa võtad selle lapsevanema rolli, et sa pead nüüd haldama nende vahelisi kaklusi. Ja ma olin vägivaldne, ma täitsa tunnistan, rihma nad said, sest see oli ainus minu oskus seda olukorda deeskaleerida, nii et kas ma olen selle üle uhke, loomulikult mitte, aga samas võib olla uhke, et praegu ma isegi ei kujutaks ette sellist lahendusviisi näiteks oma lapse või laste puhul. Ja viimasena, ma arvan, kõige värskem on ikkagi siuke tööalane kogemus just vägivalla mõttes, et on ta siis verbaalne või füüsiline. Jälle, kus võib nagu seda tõmmata natukene joont, et kas ta siis on päris tahtlik vägivald, kui inimene käitub vägivaldselt oma terviseseisundist tulenevalt. Et mitte, et ma päriselt tema jaoks olen kuidagi nõme, aga tal on kas mingi emotsiooniregulatsiooni raskused või ta näeb midagi, mille tegelikult ei ole olemas. Ja nii edasi, et sellist tüüpi. Minule agressiivsuse, vist on see õigem sõna, kogemused on kõige rohkem ikkagi peale seda, kui mul on oma laps. Huvitaval kombel, et see on väga huvitav kogemus olnud, et ikkagi see abituse tunne või jõuetuse tunne, mis on oma lapse suunamisel tekib, et see ikkagi kõige rohkem enda sees käivitab seda agressiivsust ja viha. Ma ütlen, et ma ei ole teda kordagi löönud, igaks juhuks ütlen kõigile ära. Tüüdi kutsuks lastekaitset, aga ükskord ma viskasin ühe jalanõu teises suunas, kui tema oli, kui ta ei tahtnud lasteaeda minna. Et selles mõttes, et mitte tema suunas, et selles mõttes okei. Siis ta ütles mulle pärast, et täiskasvanud nii ei käitu. Aga et selles mõttes see on huvitav enda sees näha, et nüüd, kui mul on see abitu inimene, mitte abitu, aga minust väiksema võimuga, jõuga inimene, et nüüd mul siis kõige rohkem tekib enda sees nagu, mida, et nüüd ma siis võin või. Et õudselt hirmus nagu tajuda enda sees, et seda agressiivsust tunnet, kui sa ei saa oma lapse käitumise suunamisega hakkama. Aitäh, te rääkisite lugusid, ma usun, et meil kõigil tulid nende lugude ajal meelde enda lood või analoogilised lood tegelikult lapsepõlvest ja need lood on lapsepõlvest enamasti. Miks see nii on ja ma pöördun eelkõige Ere ja Marju teie poole, et kust lapsed õpivad vägivaldset suhtlemist või vägivaldset sellist käitumist? Kust see vägivald algab? Algab see siis lapsepõlvest? Minu meelest see on rohkem niipidi, et teda peab ümber õpetama. Et see, et inimene on agressiivne, et inimesel on kõik need tunded, et agressiivsul on oma eesmärk, ta ju viitab sellele, et sul on mingi vajadus täitsmata, sul on vaja millegi poole liikuda, midagi saada, eks ju. Et see on tegelikult õppimise, kasvatamise, harimise küsimus ja mitte ainult, et mina lapsevanemana kasvatan oma last, aga ka ühiskondliku väärtushinnangute küsimus, et me võtamegi seda nii, et see ongi niivõrd oluline, et me ei oleks agressiivsed või vägivaldsed või et kui me oleme vägivaldsed, siis me üritame neid asju ära parandada, sest seda maailma ei tule, kus me nüüd oleme nii hästi arenenud, et me enam ei ole agressiivsed. Et see on ainult see võimalus, kuidas seda ära parandada. Et ma arvan, et hästi palju on kultuuris, loomulikult on igasuguseid bioloogilisi, geneetilisi, ajupõhiseid, kõiki muid faktoreid, miks mõned inimesed paratamatult on vägivaldsemad kui teised, et ega seda poolt on ka. Ja kindlasti on ka väga-väga erinevaid peremustreid. Et kindlasti on ka see teemaks, eks ole, et
kui ma ikkagi lapsena kogen, et ainuke jõud tuleb sealt, kus on hirm, on ju, siis käitumismustrina ma õpin selle ära. Ja noh, see on selle juures nagu kõige nukram, on ju, et vägivald ei ole nagu asi, mis ei kanduks kuidagi edasi, et see paraku kandub edasi, kui seal ei tule vahele sedasama korrektsiooni kuidagi, eks ole, või mingit muutust või mingit sellist parandust, on ju. Ja noh, mõnikord on niimoodi, et see ei tule sealt oma perest, aga see võib tulla lasteaias, see võib tulla koolis, see võib tulla, ma ei tea, sõbralikult naabrilt, on ju, kes annab nagu mingi teise suuna sellele mõttele natukene, on ju, sellele, et mis siis nagu elus on oluline, kuidas ma saan seda, mida ma vajan ja soovin. Kuidas meil on koos hea olla, et kas niimoodi, et ma surun oma tahtmist peale või me kuidagi ühiselt leiame selle lahenduse, aga et see kõige suurem rõõm ongi see koosolemise rõõm, mitte see, et ma oma tahtmise saan, eks ju, et seal on ka siukse väärtuse küsimus. Täpselt see väärtuse küsimus ja kui rääkida siis peredega, siis on väga erinev. On ikka pered, kes ütlevad, et aga ta peab ju hakkama saama elus. Ja kui nagu selle oma mure tõttu, et nad saavad aru, et maailm on ohtlik ja suur ja kõike muud, mis nad ise tunnevad võib-olla selle maailma kohta või nende kogemused on, siis nad tahavad oma lapsi ette valmistada, et sellega hakkama saada. Siis kui sa pead siis vägivaldne olla, et siis mitte alla jääda, mitte siis ise kannatada, äkki nii siis ongi. Et aga see nagu väärtus peab olla ikka paigas, et tegelikult kui tahab olla nagu edasi arenenud liik, siis on ka täiesti viisid, kuidas koos hakkama saada. Need on natukene keerulisem, võtab rohkem aega, segasemaks läheb, aga saab küll. Strateegiaid ma olen õppinud, et saada oma elu elada. Jah, sest kui need kogemused on, et ainult nii saab, kui seda täismoodi ju ei tea. Pluss see vajab harjumist, kui see kontekst, kui see keskkond ja olla, kus saab neid asjad harjutada, siis sa võid teada küll, et nii ei tahaks. Aga kui täismoodi ei oska ja siis lõpuks ikka tuleb välja selle, mida sa oskad. Kui sul on ainult haamar, siis kõik asjad on näevad. Umberto, sa tegelikult, sa vead gruppi hoolivad isad, kuhu satuvad isad, kes on vägivalla probleemidega. Mis lood need on, mis sealt avanevad, et kas need isad ju tahavad tõenäoliselt kasvatada oma lapsi ikka parimal viisil, nagu sa ütlesid, et? Mõned tahavad, mõned väga ei taha seal olla, et see on Eestis väga mitmekäisine, see tuleb Kanadast programmi ja see tavaliselt mujal maailmas eriti tulevad need isad siis läbi nagu prokuratuuri, et nad on meie poole siis suunatud. Kestab 4-5 kuud ja see mõte on ikka siis aidata neid paremini toime tulla, et kuidas siis nagu olla nagu hooliv isa. No ka Eestis, ka selle tõttu, et nii palju neid nagu programmid on meil ka olukord, kus on väga tublid isad, kes veel ei olnud võib-olla kokkupuutunud veel ei olnud politseiga või kes veel ei käitunud niimoodi vägivaldselt, aga ise tahavad lihtsalt olla paremad isad, et väga tähtis on ka mainile, et on ka lihtsalt neid tublid isad, kes ise tulevad sinna ja maksavad raha, et seal olla. Aga üldiselt on see ikka nagu väga sarnased lood, et kui me räägime sellest, kuidas sul oli kodus, kuidas su isa käitus sinuga, siis tavaliselt on ikka see sama lugu, et jah, ikka oli isa minuga vägivald nagu emaga, see oli ikka minu enda süüd kindlasti ja minu oligi selline ja see on nagu oskuste puudulikkus. Aga tahtmine on, et ma arvan, et see, kui me räägime isadust, see on nii hea viis, kuidas inimestega rääkis, kõik ju tahaksid, et siis läheks hästi lapsega, ma arvan, et see on ka see koht. Ja siis hakkame nendega tööd tegema. Mis siis juhtus, mida siis sa arvad sellest, kuidas sa mõtestad seda, kas sa üldse tahad sinna olla, miks sa kasuliks sulle või lapsele? Jah, mul on nagu tohutu suur austus nende inimeste vastu, kes võtavad selle, kes teevad seda tööd täiskasvanud inimestega, sest et mustrid need on nii vanad ja need on nii sees ja nii raske on nagu selle peale nagu vaadata ja kuidagi lisaks sellele nagu on ju füüsilise agressioonile, on ka ju muid peremustreid, näiteks vaikimisega karistamine on ju ja selline passiivagressiivne selline nagu süüdistamine, kõik sellised asjad. Kui ma näen, et vanaema alati saab sellega oma tahtmist, ega ma ei mõtesta seda ju niimoodi, on ju. Miks sa ei võta seda kasutusse siis, kui töötab, on ju?
küsimus ongi, et mis see tähendab, et ta töötab, onju. Just. Mis see tulemus on siis, eks? Just. No täpselt, et kas on see, et noh, ise sellest hirmus lahti, et siis laps nagu, et siis temalt ei saa midagi või vastupidi, või siis naine on rahul, sest see ise tööd selle naine, et siis ema ütles ise, nüüd annab talle rihma, aga see on üsna tavaline, et siis ikka nagu olla mees, et mingisugune ühiskonna survet tulevad, et mehed tehti ka rääkinud mees, et ma pean hakkama saama, mina pean kontrollima seda olukorda, mina pean nüüd tegema nii, et siin keegi haiget ei saa, et see laps käib õigesti, sest muidu seal on suured hirmud või suured mured, pluss nad on tihti nii segaduses ka ja nii abitud ja neil puuduvad oskused, pluss eriti kui on see lapsepõlve juba olnud, selline keeruline ka tehti, igas see saab nagu enese kaastunne, et igas see nagu häbi versus nagu süütunne, et iga tihti on see häbi nii suur ka oma käitumiste üle, et see on nii selline nagu nõiaring, et nagu see tunne üldse, et ma olen hea inimene, kes tegi halvasti, no see on ikka suur saavutus meil juba, sest muidu on pigem nii, et ma olengi halb ja ma ei tulegi toime ja siis ei muutugi midagi. Polegi mõtet enam midagi parandada, sest nagunii ikkagi oli halvasti. Siin on, tuleb töökohast meelde need konkreetne, siuke näide, kus vägivaldne isa keelati vägivaldne olemine ära ja ta lõpetas ära ja ta siis lihtsalt loobuski üldse lapse kasvatamisest. Et kõik, ma siis ei tee mitte midagi, et siin on ka see minu arust hästi oluline koht, et tegelikult meil ei ole neid oskuseid, aga tegelikult need viisid on ju ikkagi olemas, et mida ma siis selle vägivalla asemel teen, et ega lastel ei piire, tuleb ju kõik nii edasi kasvatada ja kulturiseerida, tsiviliseerida ikkagi. Ma olen täitsa nõus, et tihti me räägime sellest, kuidas olla lapse keskne nagu vanem, et siis arvestad lapse arengu vajaduste või tasemetega, siis on tihti täpselt mida sa ütled, aga siis ma lasen ta siis kõike teha, mida tahab. No tegelikult ei ole, aga väga raske on leida need oskused, seda aega, seda rakendada. Ja see tahtmine vist ikka peab väga suur olema. Vaat on eestlastel selline ütelus, et vanale koerale uusi trikke ei õpeta. Et selles mõttes, kui sa 4 kuud koolitad, eks ole, ja siis... Ma kui oleks valik, siis kõik inimesed on hea, et kõik käituvad täpselt nii, et nad oskavad. Et kui oleks lihtne lahendus, kas me käitan nagu oma lapse või abikaasega nii, et meil ei tekib tüli, et keegi karjub või keegi nutta pärast. Kõik teevad õige läheb magama. Jah, siis on väga lihtne valik. Siis ma teen ju seda. Seda valik ei ole, aga juba see arusaam, et on valik, võib midagi muuta ja ka kui töötades meestega, mitte ainult läbi emotsiooni ja pikad analüüsid, aga mida ma siis teen, eks ju, et see on need erinevad lahendamisi. Ja pealegi vanale koerale saab väga hästi uusi trikke õpetada. Ta lihtsalt toetub nendele trikkidele, mida ta juba oskab. Tahaks, et sa edasi räägid. Ehk et tegelikult neid mustreid on võimalik murda. Sest et kui me räägime, et kogu aeg on niimoodi olnud ja see läheb põlvkonda pidi, et kui me täna oskame rohkem teadvustada, kas te näete, mida aitäh, kes on vastanud, kas oled oma elus kogenud vägivalda? Meil ei ole mitte ühtegi vastust, kes ei oleks või kes ei saaks aru, et tema kallal on vägivalda rakendanud. See on ikkagi päris tõsine pilt, eks ju. Inimesed kõik on oma elus kogenud vägivalda. Ma ei tea, kas see selles mõttes on kuidagi nagu paratamatu, et me siin maal nii elame ja tegelikult vägivald on osa meie elust ja meie asi on lihtsalt seda teadvustada ja selle olukorraga siis hakkama saada, nii et kõik võimalikult jääksid terveks. Ja, minul küll tundub selline arvamus, mulle tundub, et mul on, et meie viis võimalus on ainult sellega paremini toime tulla, et seda vähem oleks, aga et seda, et hakata minu meelest on vägivallal suur oht see häbitunne, et mul on nii häbi, et ma tundsin seda tunnet ja siis ma ei saagi sellest edasi liikuda, aga tegelikult alati on võimalik parandada asju. Kas suhtuvad vägivalda erinevalt mehed ja naised? On siin erinevus? On erinevus generatsioonidel, kuidas me suhtume vägivalda, et sa oled siin rõhutanud mitu korda, et sina oma last pole löönud, eks, aga samas enamus meist on kasvanud ikkagi vitsaga, kes siin on kasvanud 70-ndatel ja selle kätte. Ma ei tea, et kui sa küsid inimeste käes, et kui sina olid laps 50 aastani ja kui issad ütlevad, mida sa tundsid, siis ta oli aga see oli mulle välja teinud, see oli siis normaalne, ta ei teinud paremini.
aga tegelikult ikka tunned ennast väga halvasti. Et see vägivald on ikka seesama vägivald ja see tunne või see kahju, mis see teeb, on ikka sama. Aga kui me mõtestame selle, kas me õigustame selle, kas on viis, kuidas me lubame olla või kas nii peaks, see on kindlasti muutub. Ja see on üsna suur surve ka nendel inimestel, kes nüüd elavad. Et minu isa ja see on hoopis teine maal, et selle sama nagu ühe generatsiooniga tahaksime selle kõik ju ära muuta. Kaastundlik suhtumine aitab väga nagu ära kannatada seda, mis on olnud ja mis meie enda sees on või mis nagu... Mis laste omavahel koolis toimub? Eks see väga erinevad asjad on ju. Et ma arvan, et see koolis, mis toimub laste vahel, on nagu üks teema, aga ma arvan, et kõige teravam teema on see, et kus on täiskasvanud, kui need asjad seal laste vahel toimuvad. Et see on nagu pigem see teema. Seesama põlvkonna teema on ju, kuidas me asju näeme, kuivõrd me tahame, mille jaoks me seal koolis oleme, on ju, et kas on Pythagorase teoreem, mis on nagu esiplaanil, igasuguse nagu selles mõttes, et ma väga austan Pythagorast ja tema teoreemi on ju, aga et mis on olulisem, on ju, et kas ma püüan lastele ennekõike, kas ma püüan lapsi ennekõike tsiviliseerida, õpetada neile neid oskusi, millega nad saaksid seda Pythagorase teoreemi hiljem elus väärikalt nagu rakendada, on ju, või kasutada. Või on minu arvates kõige tähtsam nagu see õpetajana, see äraõpetamine ja ülejäänu on kodude teha, on ju. Seal, kus on lapsed, seal on teemad, erinevad teemad, kõigil on omad tahtmised. Aga see teema on aktuaalne, et selles mõttes generatsioonide pidi see liigub, aga me oleme ikka täna selle teema juures, räägin lihtsalt 2 lausega loo, mis juhtus selle nädala alguses, laste spordilaager. Üks lastest, kes tuli, ei olnud valget värvi, oli natukene tumedam. Ja mis te arvate, mis selle lapsega lastelaagris juhtus? Mida noored lapsed, kes tegelikult on avatud maailmas kasvanud, meil on vaimse tervise toetused, me räägime sellest, mis nad tegid selle lapsega, kes nägi teist värvi välja. See laps läks järgmisel hommikul sealt koju pisaratega, eks. Ehk et see solvamine ületas igasugused piirid, et kuidas sellised asjad siis juhtuvad, et kui me praegu meist peaks kasvama parim põlvkond praegu, eks ju, kui meie seda omal ajal saime. Teiste vahenditega kasvatatud põlvkond juba. Minu meelest üks teema, mis mulle ka praegu meelde tuli sellega on ikkagi just koolides on see, et väga paljud koolidel oli ka see häbitunne, millest me rääkisime isiklikul tasandil. Et nad ei taha ka seda nimetada, kes see kool tahab öelda, et meie koolis on vägivald. Et see on ju väga nagu kõlab väga kehvasti. Aga kui sa nagu ka keeldud seda ütlemast sellistes olukordades, kus on isegi olnud füüsilised nagu löömised ja hakkad rääkima, et lapsed ongi siin ja pole siin midagi, siis ongi väga keeruline hakata seda lahendama. Et selles mõttes ka see, et me täna alustasime, et mis see vägivald on ja kas see on olemas, et see küsimus tegelikult, ma arvan ka erinevate asutuste siseselt, näiteks ka koolis on nagu väga tähtis küsimus, et kus inimesed kohtuvad, seal tegelikult vägivalda sünnib, sest vägivald on efektiivne, on ju, ta on väga efektiivne, ma ei tea, panen kellegile mingisuguse hoobi kirja ja kohe saan, mida ma tahan, võib-olla palju rutemini. Nii et me ei saa seda nagu ühe korra saad. Ei tea, mõni saab ikka kohe mitu korda. Aga huvitav, kas need laagripidajad siis nüüd võtavad ennast kokku kohe ja mõtlevad, et mis juhtus? Et tegelikult nüüd see on see õppimise koht, et see on ju... Kust selline vägivald algab? Kust algab vägivald 13-14 aastate vahel siis? See sama olukord tegelikult. Kust on algas see, et nende täiskasvanud seda ei näinud tegelikult. Ega lapsed ongi metsikud, nende kasvatamine võtabki aju saab valmis, millal 24 vanuses 24. eluaastal. Ei on, aga pluss seesama, et kui sa näed kellegi, kes on väga täismoodi, kui mina olen tagasi Hollandisse, siis on igasugused täismoodi inimesi, kelle me Eestis ei näe ja siis kohe on, kes seal on, mis nad seal teevad. Ma pole lihtsalt harjunud inimesi näha, et see, et ma märkan, et keegi on täismoodi, see ei normaalne. Kui meil on ebakindel ja 13 täist ja ma ei tee, mida ise endaga teha, siis on selline kaitsereflektsioon, meie ja nemad ja kui see sisse ei ole väga rahul või kindel oma identiteedis, äkki seesama grupi surve ja ise mitte alla jäämine, see on ikka suhksed protsessis, mis kuidagi mitte õigustavad, aga selle teevad ära küll, mis seal toimub ja siis selle personali vaja nagu neid kogemusi kuidagi nagu, et kuidagi õpetada, kuidas sellega toime tulla, neid vestlusi tuleb pidada, et sellest tuleb rääkida, sellest pole kaasas sündinud oskus või see pole kaasas sündinud sotsiaalsed oskused või emotsionaalsed oskused. See on asi, mida tuleb siis
õpetajale, kas lastevanematele või siis õpetajatele, kuidas sellega toime tulla, et seal sotsiaalses kontekstis sellest rääkida. Sest muidu, kui muidu on nagu džungli seadus, et siis ongi nii, et see, kes kõige võidabki. No me teame seda, et kõike tuleb paremaks muuta ja lastega tuleb rääkida ja vanematega tuleb rääkida ja harida ja suhtumisi muuta. Laari lihtsalt siia vahele öelda seda, et mõnikord on kasulikum lasta inimestel rääkida, kui ise rääkida. Et kui õpetada kellelegi, proovida õpetada kellelegi mingit teistsugust nägemist või teistsugust tegemist, siis on päris hea lasta inimesel rääkida, sest kõik teavad, kuidas on õige, on ju. Aga see, mida inimene räägib, kuidas ta asju näeb või mõtestab, see annab talle endale ka selguse, mida ta siis tegelikult võiks teistmoodi teha ja kust see teadmine tuleb. See on tahtmine teistmoodi teha, see on enese pingutamine ikkagi. Selles mõttes, et kui sa ütled ka, et too paned kirja ja sa saad, mis sa tahad, vabandust. Et see tegelikult, kas on tahtmist muutuda, kas on tahtmist aru saada, et see on vale. Et nii ei tehta, nii ei käituta. Kindlasti ma arvan, et ma ei tea, kuidas iganes iga inimene teeb nagu mingi oma järeldused, et kas see on vale või mis iganes, mis see sõna on, mida tema enda jaoks kasutab. Aga üldiselt mitte ükski inimene ei taha, et tal oleks keerulisem ja halvem elada. Kõik soovivad selles ajahetkes mingit kõige paremat tulemust saada. Ja kui inimene nagu natukene mõtleb selle üle, on ju, siis ta jõuab järeldusele, et tegelikult on ju, vabandust, aga see lihtsalt kuskilt hakkas mul kõrvu lapsevanema ütlemisest. No tuli välja, et teadusega ajab palju rohkem pappi kokku. Mina ka mõtlen, meil on väike ühiskond ka, et mina ei kujuta ette, et meie ühiskonnas tegelikult on ikkagi vägivald väga karistatud ja et selles mõttes see on ühiskondlikult väga oluline, et ma ei ole nõus, et vägivallaga saab rohkem. Ei tõsi, aga sama mina kuulen küll väga tihti, aga ta ei taha ju abi, ta ei taha ju aru saada ja ma ei ole sellega nõus, et mina ei usu, et keegi ei taha, võib-olla ta ei saa aru, võib-olla tal on muud vajadused või asjad, kuidas ta ainult oskab ennast väljendada, aga keegi ei tahaks abi saada, see on ju väga veider, see on ju väga vastuloomulik. Missuguseks muutub vägivald, kui on võimupositsioon, kui on õpetaja, kui on ülemusalluv, kui on keegi abivajaja ja abistav, et Airin, kuidas vägivald seal ilmneb? Jah, et mina kohtungi oma töös kõige rohkem nagu meeskondadega ja räägin nendega vägivallast, et need, kes on abistajad tegelikult ise, kelle poole pöördutakse siis abi saama, tervishoiutöötajad, haridustöötajad ja ma ütleks, et seal ei ole ka inimest, võib-olla seal on ka see 100% on ju, kes ei ütleks, et nemad oma tööl siis agressiooni või vägivalda ühte nendest siis ei ole siis kogenud. Praegu on ju tihti see, et kui ma lähen abi saama, siis abisüsteem Eestis, ma arvan, et kliendid, patsiendid tunnevad väga palju jõuetust sellest, mida räägitakse, sellest jõuetusest, et ma ei saa nii kiiresti abi või nii head abi või nii ruttu või ja nii just sellist, nagu ma tahan, et sellest tekibki see, et väga palju on ikkagi sellist alandamist, sõimamist, röökimist, lükkamist ja tõesti ka näiteks minu jaoks oli üllatus, et COVID ajal me tegime veebi selliseid koolitusi, kus siis sai ka selliseid anonüümseid polle seal siis Zoomis teha. Ja seal näiteks hoolekandeteenuste asutajad, kus väga 100 inimesed osalesid, ütlesid, et nendest 30% ütlesid, et nad on kogenud tööl ka seksuaalvägivalda. Siis oma klientide poolt, kas siis igasugused käperdamised, ettepanekud, niimoodi ahistamised, sõnumite saatmised, koju järgi tulemised, järgi käimised, seksuaalkommentaarid, et see oli väga suur protsent, oli täiesti ehmatanud. Või kõik need telefoninõustajad, nende tavaline argipäev on, mis te istute seal, joote tagumikud laias, joote kohvi, mis tegi vasta telefonile kohe, mitte midagi teha ei saa. Ja seal on taga, ma arvan, eelkõige need samad mehhanismid ikkagi, et seesama inimene, kes on ka lapsevanem, kes käib poes ja kunagi käis koolis, on ju, et tema siis läheb käib ka tööl ja on ka kuskil on ta siis ise lapsevanema või kliendi või patsiendi rollis ja seal need samad mustrid siis väljenduvad, et selles mõttes teistsuguseid mustreid ei ole.
eks see iga asutuse jaoks, kes on nagu võimupositsioonil nagu kool või meditsiiniasutused, see on ikka väga suur vastutus, et nagu katsuda nagu mitte seda, ma ei tea, võimusuhet, nagu katsuda seda võimusuhet pidevalt nagu rikkuda ja vähendada, sest ma ei tea, kõigil on see patsiendi kogemus, kus meditsiiniõde ütleb sulle, et ei, sa ei tohi õue minna. Et sa lihtsalt saad teada asju, mida sa tohid ja mida sa ei tohi teha, et siin on nagu väga väiksed kogemused, aga see on igast koolis ja et see on hästi-hästi oluline teema, et nendest struktuurides oleks vähem seda jõu kasutamist. No vot, me jõuame sinu juurde, kes sa töötad haigla seinte vahel. Tahtsin lisada võib-olla, et mis see vägivald, mis tervishoius on, et ta on ohtlik. Ja ohtlik võib-olla selle, ta on muidugi ohtlik, et siin ei ole midagi erilist. Aga ohtlik selles mõttes, et sinna ju reeglina tuleb see abivajaja. Ja tuleb olukorras või situatsioonis, kus ta ongi pandud sellesse rolli, et teda abistatakse. See, üldiselt võiks öelda, et see ei vabanda nagu välja, et ütleme inimene, kellel on mingisugune terviseseisundist tuleneb, siis agressiivne ja vägivaldne käitumine, et siis võiks öelda, et tal on lubatud, et okei. Et pigem küsimus ei ole selles, et järsku siis vägivald muutub selliseks nagu heaks või täitsa nagu tolereeritavaks tegevuseks, aga pigem see paneb vastutuse sellele meeskonnale, nendele spetsialistidele, et sa ei saa olla nagu kodus näiteks, et sa ütled lapsele kuidagi konkreetsemalt, kõvema häälega, paugutad uksi või mis iganes toimetad füüsiliselt. Keelad kuskile minna, kui välja jätta mingid tõesti ekstreemsed olukorrad, et inimene ronib aknast välja, et siis sa aitad ikkagi tagasi. Aga see on see suur vastutus, mis tähendabki, et kõikidel, kui tervishoidu jääda, et kõik, kes patsientidega kokku puutuvad, siis paraku peab olema väga hea oskus nende olukordadega toime tulla. Ja see oskus paraku võib piirduda sellega, et sa siis haiglas oled spetsialist ja spetsialisti rollis ja kasutad oma siis kõikvõimalikke oskusi agressiooni ja vägivallaga toime tulemiseks, aga kodus siis lülitad välja selle spetsialisti. See on natuke äsjuke, ma olen ise mõelnud ka, et meil ju kõigil elus juhtub seda, et sa kodus ei saa võib-olla hakkama mingi agressiivse käitumisega ja tõstabki häält, et võib-olla spetsialist ei saagi 24/7 spetsialist olla, muidu ta põleb totaalselt läbi ju kohe, et seda vahepeal inimene ka olema. Aga patsientidest rääkides, Viljandi psühhiaatria haiglas sa töötad. Kas vaimse häiretega inimesed on vägivaldsemad? Kas on vägivaldsemad? Jaa, kas see käib kuidagi käsikäes? Pigem ei. Ma ütleks, et enamik psüühikahäirega inimesi ei ole elu sees kunagi klassikalises mõttes vägivaldsed. Et kui arvata, et satud psühhiaatria haiglasse, et siis seal on ümberringi kõik vägivaldsed. Laste osakonda satud, siis on kõik lapsed vägivaldsed, täiskasvanud osakonda, siis on kõik täiskasvanud vägivaldsed. Et pigem mitte. Et see on selline natuke nagu müüdisorti ja arvamus, et täiskasvanute puhul valdavalt ikkagi agressioon või vägivald või füüsiline vägivald ikkagi tuleneb sellest, et sa näiteks sul on mingi skisofreenia vorm või näed midagi, mida ei ole olemas või kuuled midagi, mis ei ole olemas ja siis sa kardad, oled paranoiline ja siis sa jällegi käitud loomulikult, et kaitsta ennast, aga tegelikkuses teed teistele siis kahju. Lisaliselt, et see on pigem mitte selle diagnoosipõhine, kuivõrd see, et mis su seisund on, et me kõik võime olla viidud sellisesse olukorda, kus me lööme kedagi, et selleks sul ei pea olema skisofreenia ega mingit muud diagnoosi. Ja täpselt siiski vist need numbrid, kui me räägime ka skisofreeniast, toimehäirest on ikka see, et pigem endale ohtlik, kui nii raske on olla mitte teistele ja mitte palju rohkem kui ükskõik keegi võiks sulle midagi teha, alati väike võimalus on, aga see kellelgi on nagu psühhoos, see ei tähenda, et nüüd on kohe suurem võimalus, et teeb sulle haiget, sest statistiliselt lihtsalt pole nii. Aga alkohol vist on üks õudne. Jah, seda vist küll, et näiteks kiirabimeeskondi siis koolitades nemad toovad küll välja selle, et vist ikkagi need olukorrad, kus siis nemad kokku puutuvad agressiooni ja vägivallaga, sealt ikkagi enamus, väga suur protsent on seotud narko- või alkoholist tarvitamisega. Aga mida teha? Mida teha siis tegelikult, kuidas hakkama saada selle vägivalla ja agressiooniga? Palun, võtke oma telefonid, avaldage oma arvamust ka. Mis teile on enim aidanud siis viha ja agressiooni ohjes hoida?
mida te olete ise teinud. Mitmeid variante siin on, et andke siis teie oma vaade sellele. Ja meie anname oma vaate sellele, mida siis teha, kuidas agressiooni ja viha ohjus hoida, mis need abivahendid on. Airin, me vist peame tegelikult juhtima tähelepanu ka nendele siltide, millest üks on siin lava ees, aga siin puude peal te näete ka, siin on QR-kood selle plakatite peal, kus siis on nõuandeid sellest, kuidas oma vihaga hakkama saada. Jah, seal on sellised, me siin mõtlesime viiekesi kõik läbi, et seal on tõesti sellised väga praktilised nõuanded just selleks hetkeks, mitte sellised üldisemad, vaid just praegu ma tunnen, et ma tahan siin juba häält tõsta, et mida siis, kuidas ohjata enda viha, et ma ei muutuks agressiivseks, et need saab siis laadida 10 sellist praktilist soovitust sealt siis kaasa. Me hakkame kohe sellest kõigest rääkima, aga kas viha on ainult negatiivne tunne? Viha, ma arvan, tunded ei ole head ega halvad, et see on ikkagi nagu, et tunded on ikkagi meile, eriti põhitunded nagu viha on meil ikkagi kaasa antud nagu instinktid selleks, et nii-öelda ellu jääda üldse maailmas. Viha annab meile märku, et midagi on valesti, et midagi on nagu kuidagi alaväärne meie suhtes, et me peame kuidagi tegutsema selles olukorras, ta nagu aktiveerib meid tegutsema tegelikult sellistes olukordades. Et oluline ongi see, et mida sa selle vihaga siis teed, et noh, et kui kas sa siis muutud nii-öelda agressiivseks ja lõpuks vägivaldseks või siis sa tuled sellega kuidagi teisel moel toime, et viha iseenesest kindlasti on üks tavaline tunne, me oleme kõik vihased olnud iga päev arvatavasti, võib-olla oleme mingis olukorras kuskil korraks vihased, nii et see kindlasti ei ole midagi halba. Ma arvan, et igalühel on isegi see kogemus, et ma nagu jonnist või vihast teen mingi asja ära. Et mitte ainult see, et ma lähen ära ja kuidas ma hakkama saan ja kuidas ma ennast kaitsen, aga et ma ka muudan midagi oma elus nagu suuremat. Absoluutselt on midagi, mis kellegi täis ka juhtub, et sa pole sellega nõus, et ma ei saa seda lubada, sa vihastad ja siis sa tuled appi, sa tuled kellelegi appi. Ja see tuleb nii kaugele, mida sa räägid ja täpselt nii ongi. Aga see iga suur asi, siis sa pead ka lubama inimest ole vihane ja ma vaatan see ühiskonnas ikka, kus lapsed on alati viisakad ka ja käitre ilusti. Et ma olen sellega väga suur ülesanne. Eriti tüdrukud. Eriti tüdrukud appi. Et kuidas siis? Ja, no selles mõttes võib-olla ongi üks nagu selline asi, mis ei ole nagu väga hästi lõpuks välja kukkunud, on see, et räägitakse positiivsetest ja negatiivsetest emotsioonidest. Just kui neid oleks võimalik nagu kuidagi niimoodi jagada, on ju. Et emotsioon on vastus keskkondlikule stiimulile, nii lihtne see ongi. Ja agressiivsest või ka vägivalda väga sageli on selle taga hirm, kurbus, valu, mingi jõuetus, veel terve rida mingisuguseid emotsioone, on ju, mida me ei saagi võib-olla nii täpselt mõõta, nad lähevad üksteiseks üle, on ju, viha on kindlasti nagu väga tugev tegutsemise jõud, on ju, ja tegutsemine on ju iseenesest hea asi, et kui mõelda ka laste peale, on ju, mitte küsimus ei ole sellest, kas ma tunnen viha ja pean ennast sellepärast nagu häbenema, et mõtle, ma vihastasin ema peale, on ju, sest ta käskis mul nõusid pesta, on ju, kui ma parasjagu tegin midagi palju tähtsamat ja püsivamat, on ju, oma elus. Vaid küsimus on selles, on ju, et kuidas ma seda oma viha siis väljendan. Ja tulles selle sama asja juurde tagasi, et mis me siis teame, võib-olla see minu enda jaoks, mul on ka 3 last, on ju, ja ei ole ka väga lihtne olnud ometi. Mind aitas kõige rohkem see, mulle tundus ka mu lapsi, kui ma ütlesin, et nüüd saan vist küll vihaseks, on ju. Suuremad tegid kiirelt oma järeldused, lahkusid ruumist mõneks hetkeks, on ju. Ja väiksemad nagu lihtsalt vaatasid ammulisi või ütlesid, kuidas. Ja mis sa enam seal siis nagu vihastud, on ju, lihtsalt naer tuleb peale, on ju, et ma teadvustan endale oma emotsioone, need ei ole positiivsed ja negatiivsed, need on emotsioonid. Küsimus on sellest, mida ma nendega teen. See märkimine ja väljaütlemine on juba suur asi, eks, et sa saad ise aru, et see midagi toimub ja sa oskad mingi sõna leida ka, selle jääb kellelegi täisele kommunikeerida. Sa oled professionaalne, sina oskad seda plahvatust ära tunda, eks ole, ja siis selle niimoodi suunata. Nii, kirjelda seda, mis siis... Parematel päevadel ikka oskad, on ju, aga... Aga hakkad plahvatama, et mis siis teid on aidanud või mis see
mis see on, kas sa tunned selle hetke nüüd ära, et nüüd kohe läheb asi käest ära ja sul on hetk veel aega valida, kuhu poole see asi siis nagu kaldub? Kindlasti vahepeal ma tunnen, aga siis ma ikkagi lasen sellel minna, näiteks nagu eile. Vahepeal on need hetked, aga ma olen ikka väga palju vaeva näinud sellega, et number 1 ongi see, et sa pead tegelikult hakkama märkama, mis sinuga toimub, sest kui sa ei märka seda mingisugust tunnet enda sees, et siis sa tegelikult ei saagi ju reageerida, kuidagi seda nagu muuta. Näiteks erinevad ka sellised kehalised ju aistingud annavad meile märku, nagu isegi metafoorid ütlevad meile, et meil on klomp kurgus või süda saapas ääres või need on kõik tegelikult sellised, mis annavad meile märku sellest, et midagi on nagu valesti. Ja mina olen kõige rohkem harjutan ikkagi seda, kuidas ma peatan selle esmase reaktsiooni. Esmane on see, et keegi midagi ütleb, nagu eriti kõige rohkem lähisuhetes näiteks. Laps ütleb mulle, mul on täitsa suva, mind absoluutselt ei huvita need sinu uued mõtted, kes sa oled, mis sa tahad siin üldse mulle öelda. Ja siis mul tekib nagu mingi selline, et ma suudan nagu ma ei tea, 30 sekundit vastu pidada ja mitte reageerida, siis on juba väga suur tehtud ja see on erinev variandid, kas ma lähen ära, see on mul õnnestunud, aga vahest ei õnnestu, laps tuleb järgi, kui ta vihaneb. Siis on minu parim lause on see, kui ma ütlen endale mõttes, ta ei tee seda meelega, aju on remondis, teismeline on mul. Et mitte nagu muutuda kuidagi agressiivseks. Need sellised mõttemantrad näiteks mind väga aitavad. Või kujutan stopp-märki ette ka. Lihtsalt kujutan see punast märki ette, et see 30 sekundit vastu pidada. Siis hakkab rahunemine juba, nagu ratsionaalsus hakkab natukene rohkem tööl. Ja ma tahan lisada seda, et ega nagu eesmärk ju ei ole ka see, et ma kogu aeg hästi malbe häälega lapsele räägin, et kõiki asju, mida ma tahan talle öelda, et paras reaktsioon on ju okei, et ega laps peab ka nägema, et see, mis ta teeb, et see nagu sellele on mõju ja lihtsalt, et kuidas mitte üle piiri minna, et ma arvan, et see 30 sekundit on hea, siis see reaktsioon juba läheb nagu parajamaks. Ja kui me räägime sellest ka süütunus või hävist, mis läbi tuli, et siin mina olen see kuidagi nagu huvi tundmine. See on huvitav, ma olen nii vihane, või ta tegelikult ju öelnud midagi ja mul juba kuskil midagi läheb nii pingesse või kui keegi täieni midagi teeb, et nii huvitav, mis on siis juhtunud minuga või temaga, et see tekitab selline reaktsioon. Nii huvitav ja ma arvan, see tundub nii lihtne, aga see lause, et see nagu huvi tundmine mingi asja vastu, mitte ei tohi või miks sa ikka teed, ikka oled lood, ikka ei õppinud veel. Et see ma arvan, see hästi süke, see on nagu pööramine, siis saadki aru, kus ongi need varjud ja mis sa siis teed ja kus see tuleb siis, kas ongi tõesti midagi, mis on lapsepõlvest või lihtsalt kordub mure, et kuidagi nagu analüüsid natukene ja saad aru, mis seal taga on. Pärast ikka see nagu ennast kaas tunne, et seda siis nagu, et siis ikka proovida olla piisavalt hea, mitte väga hea, näiteks lapsevanem. Ja siis kuidagi olla nagu lahke enda vastu, sest muidu ei tuli ju nii kohe välja. See võtab äkki aastaid, kui äkki minu lapsed õpivad, siis kuidas päriselt hästi teha. Neid toimetuleku viise on, ma arvan, päris erinevaid ja jälle ajas ma olen õppinud, mul on jälle hea kontrast enda teismeaga on ju. Aga mind on aidanud päris hästi võib-olla see, esiteks oleneb kõik enda muidugi sellisest enesetundest. Et kui sa oled ikkagi välja pigistatud täiesti ja väsinud emotsionaalselt, siis seda ressurssi nii-öelda kuidagi mõista teist osapoolt on vähem või kuidagi tegeleda rohkem, peegeldada, aru saada, miks ta niimoodi käitub. Et see on siuke paratamatus. Aga üldiselt ma olen püüdnud nagu ratsionaliseerida, jälle kui võtta, et miks laps käitub kuidagi, siis ei kuula sõna või niimoodi, et kas ta on väsinud, tal on pikk päev olnud, ta pole lõunaund teinud, mis iganes, et see nagu selgitad selle enda jaoks ära. Aga kindlasti ka sellised, seal need 10 nipi sees oli minu arust ka, aga mida ma muidu nagu olen teadnud, aga rakendanud ei ole, et mul ükskord laps nagu sunniviisiliselt pani mind seda rakendama ja iseenesest ma jäingi mõtlema, et miks mitte seda ka teha ja ma olen seda proovinud, et ausalt öelda, et see on siuke endale jabur ja naljakas, aga toimib.
et me üks päev kiirustasime lasteaeda, tööl on vaja minna ja just sellel hetkel, kui sul on kiire, lapsel enamasti kaovad ära kõiksugused oskused panna ennast riidesse ja üldse nagu kuulda palveid. Lõpuks me riidesse saime juba ülejäänud siuke pahane, karjumist midagi ei ole, aga sa tunned sees, et sa ei taha rääkida. Kõik nagu, sõidame vaikselt lasteaeda ära ja siis me saadame sõra, ütlen tšau, äkki selle peale kõik laabub. Ja siis me istusime autosse, meil lasteaeda sõita on siuke, ma ei tea, 3-4 minutit jälle tegelikult. Ja siis laps ütles, et pane laulu. Laulu jälle, panin laulu, selle sama emotsiooniga. Panin laulu, mingi, ma ei tea, Lola või mis ikkas laul oli. Laul käib mingi 10-15 sekundit. Hakkas nagu kaasa laulma, siis laula ka. Praegu ei hakka laulma. See on mingi, mis laula kaasa. Ja siis ta kordab jälle, et issi laula ka. Ja siis ma hakkasin laulma. Ja hakkasin nagu kõigepealt tümisema ja siis vaatad juba hakkab tead rütt tulema ja ega mis on ka ju tore, et iseenesest selle 2 minuti sees seal mul see emotsioon kadus ära. Kõik, laps on tore, olukord on, kõik elu hullu ei hilinenud nii dramaatiliselt, midagi ei juhtu tegelikkuses, et sa saad aru, et kõik on möödas, oli mis oli, ei ole hullu, et ongi hommikud päeval raskemad. Ja milline võimas õppimis nagu kõigil. Just, nii et tasub niimoodi teha midagi täiesti vastupidist. Nii, vahetame mikrofoni ära, aga ma palun teil ka vaadata ekraanile. Aitäh kõik, kes arvasid ja avaldasid arvamust. Konkurentsitult, mis on siis teid ja publikum kõige rohkem viha ja agressiooni ohjas aidanud hoida, on olukorrast eemaldumine. Teisel kohal on suhtlemise katkestamine ja vägivaldselt käituva inimesega. 3. kohal olukorra ratsionaalne analüüsimine, trenn. Järgneb siis sügav hingamine, sõbraga rääkimine ja vabahus õhus liikumine näiteks siis on vähem populaarne vastus. Kuidas te kommenteerite seda, mida te näete praegu? Minule tundub, et see väga positiivne, et kõikides vastustel on ju tegelikult nii suured protsendid taga. Meil nimekiri oli vist veel pikem, aga rohkem ta vist siin, ta näitab neid esimesi populaarsemaid vastuseid. Ja ma arvan, et see olukorrast eemaldumine kindlasti on üks selline ju, üks võib-olla kõige nagu ka selliseid lihtsamaid variante. Aga kas see on see, et see agressioon jääb sisse? Et nagu sa ei saa ju kõike seda enda sisse nagu koguda, et ma lähen küll ära, on ju, ja ma üritan sellega hakkama saada, aga kõik see jääb ikkagi, ma ei ole leppinud, ma ei ole rahu teinud selle teema. Enamasti, kui me räägime sellest, et asi algab tunnetest, on ju, et siis tegelikult tunded lähevad ikkagi üle, kui sa ei tegele nagu selle tundega. Et vaata, tundega tegelemine on see, et hakkad mõtlema, täitsa lõpp jälle, mind ei kuule sõna niimoodi. Aga kui sa nagu hakkad laulu laulma või lähed teise olukorda, on ju, või ma ei tea, teed mingit stopp-märki, mõtled ette, aga võised positiivsus on ju halb. Mis sa mõtled selle, et laulmine või? Ei, ma ei mõtle mitte laulu, vaid laulmine on väga tore. Aga võrdsilt positiivne olemine, et näitan välja midagi muud, mis mu sees on. Naeratan sulle, aga rusikas on taskas. Ja ega see nagu vist väga edasi ei vii, aga ju see võib ka mõnes olukorras olla toimetulekumehhanism, näiteks mingit olukorda kas taluda või mingit inimest taluda või et kuidagi moodi millegi tõttu ma seda ju teen mingis olukorras, et ei saa öelda jälle, et see on nüüd tohutu nagu halb, et kui ma mõnikord kuidagi kellelegi võltsilt naeratan, arvatavasti on seal mingi põhjus. Jah, see võib isegi toimida selles mõttes mõnikord, et kui ongi keegi nagu norib tülis minuga, siis ütled kuule, et jah, okei, seal jälle naerata. Et need on 2 ühes. Et mõnikord ei olegi mõtet eskaleerida, et teine osapool võib-olla tõlgendab küll mõnitamisena seda, et sa nüüd naeratad, aga samas sõltub, mis sa ütled ja kuidas, et kui sa ei ironiseeri väga, ma arvan, sinna vahele, et siis on okei. Jah, see olukorrast eemaldumine, ma arvan, et see päris sageli ongi, või seda võib ju võtta täitsa vabalt ka nii, et ma oma vaimus liigun ja vaatan selle olukorra peale, et mis meil siin siis nagu õieti toimub, on ju, või mis nüüd on, või vaatan enda sisse, sellepärast et emotsioon, see ei ole ju tegelikult sõna, on ju. Me võib-olla mõnikord oleme väga sellest sõnast kinni, aga see on ju midagi, mis minu sees toimub. Eks ma tunnen seda enda sees. Selle ma tunnen ära, kas ma sellele panen nüüd selle konkreetse nime sellel hetkel, võib-olla see polegi nii oluline, aga et ma saan aru, et midagi toimub, on ju, ja võtan selle aja
nagu korraks maha, et see emotsioon saaks nagu kuidagi selgineda natukene, onju. Sest noh, mis võib-olla on see olukorrast eemaldumine või noh, siin oli sellest professionaalidest juttu või noh, nagu Ere ütles ka, eks ole, et ega laps peab ju ka aru saama, näiteks kui me räägime lapsest, aga noh, ka täiskasvanud inimene ju, et minu tegudel või minu sõnadel on nagu mingi mõju, onju. Noh, ma ei tea, minu kogemus vähemalt on küll see, et õpilased, aga oma lapsed ka kõige vähem taluvad nad, kõige rohkem ajab neid närvi see, kui sa oled nii lõppematult rahulik kogu aeg, onju. Siis küll varem või hiljem keegi tuleb külge sulle. Noh, minu lapsed ütlesid mulle, kuule ära hakkasin kodus seda jama ajama, onju. Et noh, inimesed, me olemegi inimesed, lapsed õpivad meie pealt, onju. Ja see, noh, kui ma mõõdukalt näitan välja seda, et ma olen kurb, et ma solvun, et ma vihastan, onju, et ma haavun millestki. Noh, see on ju normaalne. Kuidas siis muidu saaks õppida üldse? Kuidas sellega toime tulla? Kuidas oma viha näidata näiteks või väljendada? No meil on täna väga palju teemasid ja nõuandeid siit läbi käinud, aga kui me peaksime selle juturingi kokku võtma, tuleme tagasi meie pealkirja juurde, mis ütleb, kust algab vägivald. Ja me jõudsime sinna, kuidas moodi seda kõike ohjeldada. Siis kuidas me siit kõik täna saaksime paremate ja targemate inimestena ära minna? Kuidas siis selle vägivallale mitte seda algust anda? Mis me teistmoodi siis teeme? Ma arvan, et siin on jälle ikkagi see, et igaüks saab ju muuta ja tegeleda eelkõige ainult iseendaga. Et see algab meist kõigist, me tihti ei saa ju veel enamasti üldse mõjutada kuidagi seda, mida teised inimesed teevad, kuidas nemad oma eluga hakkama saavad või enda tunnetega. Et see algab tegelikult igaühest meist, kes me siin täna oleme. Et kui ma ise nii-öelda olen oma tunnete osas aus, oskan nii-öelda neid välja näidata ja ohjata seda, et ma ise ei muutu vägivaldseks. Et see on juba, ma arvan, väga suur algus sellele, et maailmas oleks vägivalda vähem. Ja esimesed 10 punkti siis on selle QR-koodi taga. Mulle tunduvad väga head punktid. Väga head punktid. Nõus. Ongi see sama nagu huvitunud, mida ta enda vastus ka, et mina võin ju ikka midagi muuta. Et võib-olla täislikult ei saa, aga noh, täitsa puhtaks ka ei saa, aga see pole põhjus, miks ennast enam mitte päästa, et ikka võib proovida. Ja igas selle enese kaastunne ka, et see viha on see või see vägivald, kui see on nagu osa minus, võib-olla minu seest ükskõik mis põhjusel, seda võib ju vaadata ja pean nagu endale aega andma. Ja kui ma olen piisavalt ausene vastu, aga ma saan aru, et ma pole ainuke, kes ei saa aru ja ma pole ainuke, kelle vaja seda õppida, äkki siis ma olen piisavalt lahke või enda vastu ka, et ma julgen selle otsale vaadata, sest ma tihti nagu ei julgegi, sest siis äkki ma saan aru, et ma tegelikult on halb inimene. Et kui ma saan aru, ma pole ainuke ja tegelikult ma olen küll vaadata seda aega, et selle proovida nagu sellega tööd teha, no siis äkki võin selle otsa vaadata ja siis teengi sellega tööd. Ja siis ongi kõik. Palju rohkem ei saagi teha. Mina arvan, see aitaks, või noh, minu jaoks see ongi suurem abi, et ma saan tegelikult sellest olukorrast edasi liikuda, et vägivald ei lõpeta suhtlemist mul kellegiga või noh, agressiivsus või ei pea lõpetama, oleneb vägivallast loomulikult, aga et selles mõttes, et alati saab asju parandada, aga kui me ise oleme kellegi suhtes käitume kehvasti, et üks asi on enda sees seda ära tunda, aga me saame isegi rääkida sellest omavahel tegelikult. Aga me tunneme selle ära, kui me muutume vägivaldseks. Sellest peaks see algama, jah. Ja siis oleks see võimalus ka mingi hetk öelda, et kuule, et teile, võib-olla me olen vägivaldne, aga ma olin agressiivne, ma ei tea, ütlesin halvasti sulle, et saab vabandada alati ja edasi liikuda. Et ma arvan, see on hästi oluline, sest mingid ideaalsust siit ei tule kahjuks. Mina arvan ka, et me oleme küll väga, inimesed on erinevad paljust loomudest, aga me ikkagi oleme ka loomad, on ju me, selles mõttes imetajad ja kuidas me kõik selle klassifikatsiooni järgi käime, on ju, et on terve hulk asju, mis meil on, ühised teiste loomadega, aga meil on antud ka nagu see enesereflektsiooni võime. Ja see on see, mida tasub kasutada.
ja kui meie kõrval on inimene vägivaldne, siis sa rahulikul häälel ütlesid talle, et tegele oma probleemidega ja edastad talle selle QR-koodi. No oleneb olukorrast. Noh, mina siiski arvan, et kiired jalad on ka nagu päris hea lahendus mõnes olukorras. Ma kindlasti ei hakka kõik inimesi ümber veenma ja kutsuma enese kaastundele, on ju, et noh, seda ma saan siis teha, kui ma olen elus. Mitte siis, kui keegi mulle raske asjaga pähe lööb, on ju, et noh, olukorrad on väga erinevad ja iseennast või oma kalleid inimesi kaitstes, noh, teinekord me oleme ka vastu vägivaldsed mingites olukordades. Aga ma arvan, et see üks asi, mis lisaks sellele enesereflektsioonile minu meelest on hästi tähtis, on noh, minu jaoks aitab see, kui ma mõtlen, et asjadel inimesed ei saa teha mõttetut asju. Nende kõigel, mida me teeme või ütleme, mingi funktsioon, mis see on? Ja kuidas me saaksime seda sama asja teisel moel. Et kui mul tekib tahtmine, on ju, noh, 2-aastane lööb Peetrile labidaga pähe sellepärast, et ämbrit kätte saada, mis ma saan, noh, siis see funktsioon on see, on ju, et ma tahan midagi, mis tal on. Ma saan õpetada sellele lapsele, et kuule, ütle talle, palun anna ja oota, kuni ta annab näiteks, eks. Aga noh, liiga palju keerulisemate asjadega. Et kuidagi nagu see, just see enese kaastunde ja teiste mõistmise või nagu pool tuleb sellest, et noh, minu veendumus vähemalt on see, et inimesed ei ole halvad. Mõnikord nad lihtsalt on rumalad. Noh, ma ise ka. Jah, ma neid mõtteid ei hakkagi kordama, ma täitsa olen nõus kõigi nende mõtetega, et võib-olla selleks, et ei ole mitte olla rumal, või vähem mitte näida rumal, siis mul on nagu tekkinud see seos, et ka sellistes konfliktides, et kui sa tunned ära teises inimeses, et ta on agressiivne või iseendas, siis võiks tulla tagasi vana hea siis väljendi või vanasõna juurde, targem annab järele. Et kui sa mõistad ja saad aru sellest olukorrast ja vastaspool on näha, et ei saa ilmselgetel põhjustel, ta on emotsionaalne, et siis nagu anda järele. Ükskõik, mis see tähendaks, et noh, kui eesmärk on see, et me ei taha rohkem agressiivsust ja vägivalda, kui juba on, siis ma arvan, see võiks nagu kehtida. Aitäh selle tänase kohtumise eest. See teema tegelikult on suur ja siin on nii palju nüansse, ja keeruline, aga mul on hea meel, et te täna jagasite neid lugusid. Aitäh teile, et te avaldasite oma arvamust. Verge Eesti tegeleb vägivallakoolitustega ja aitab, keda saab, samamoodi haigla, eks ole, Vaimse Tervise Keskus on laste jaoks olemas. Loodame, et noh, sinu juurde, kes ka satuvad sinna psühhiaatrihaiglasse, elu teeb ternakuid. Ega see ei ole mingi tabuteema, nagu täitsa okei on tulla. Ja samamoodi nagu Umberto, eks ole, kes koolitab isasid, et nad saaksid paremini hakkama siis oma laste kasvatamisega, kui tekib probleeme ja olukorrad lähevad väga teravaks. Sina, kes erivajadustega lapsi aitad koolis. Aitäh teile tänase kohtumise eest. Aitäh, Ere, Tilja, Marju, Airiin ja Umberto, et te tulite. Aitäh teile, et kuulasite. Aitäh, Kalle. Aitäh.